Aitäh selle sissejuhatuse eest ja tere õhtust kõigile. Ma kasutan siis võimalust, et kuidas nüüd öelda, te olete siin kõik sellises toredas eas, et meil on ka kodus 3 last, kõige vanem on 21 aastat, tema õpib Londonis ülikoolis, siis on 16-aastane ja siis on 12-aastane. Et nemad küll mind kuulata ei taha, eriti veel 45 minutit järjest. Et ma nüüd kasutan, et ma loodan, et ma ei kuritarvita, te olete ise vabatahtlikult siia tulnud, et siis teate seda. Nii et millest me siis räägime, ma natuke räägin küll teisest, aga ma räägin sellest, et mida ma olen elus õppinud võib-olla kõige rohkem, mis on niisugused head põhimõtted, aga enne kui ma alustan, tegelikult võiks ühe polli veel panna pärast üles, kui oleks, et kes teist tahab saada näiteks ministriks tänapäeval? Ei taha keegi, jah? Aga kes tahab saada start-upperiks? No natuke vist rohkem, nii palju, kui mina siit näen praegult, aga ülejäänud tahavad siis kõik saada Eesti Energia juhiks, ma saan aru. Või on veel mingid variandid. Järelikult, kui te siia olete tulnud kuulama juhtimisest ja üldse, siis teil on selle juhtimise suhtes suurem huvi kui võib-olla keskmisel õpilasel või üliõpilasel. Et mäletan, minagi kunagi käisin sellistes juhtimisalastel konverentsidel. Aga nüüd endast veidi, ma olen 52-aastane, et selles mõttes teie vanemad on ilmselt umbes sama vanad. Ehk teie jaoks väga-väga vana. Ja siis, nagu ma ütlesin, mul on kodus 3 last, meil on kodus 3 last. Ja tõsi, üks küll ei ole enam kodus. Ja siis ma olen lõpetanud Tallinna 1. keskkooli matemaatika ja füüsika eriklassi. Tallinna 1. keskkool on nüüd praegune siis Gustav Adolfi gümnaasium. Ja siis pärast seda õppisin ehitusökonoomikat, ma olin väga suur arhitektuurifanaatik ja siiamaani olen arhitektuurifanaatik ja siin on näiteks pärast pilte ka natuke, et võib-olla siis näitab minu kompleksid ära, mis mul siin on olnud elus. Ja siis ma õppisin veel Stockholmi ülikoolis finantsi ja pangandust. Aga siis, kui mina oma töömehe karjääri alustasin, see oli 91. aasta, tegelikult ma ennem küll käisin küll Soomes ja erakool küll praktikatel ja mujal, et tegin lihtsamaid töid ka, aga siis me alustasime 1991. aastal, panganduses alustasin ma. Ja enne seda, kui ma läksin Hansapanka, ma olin veel 2 kuud töötasin sellises pangas, mida teie tõenäoliselt keegi ei tea, pole isegi kuulnud mitte, selle panga nimi oli UBB, Union Baltic Bank. Ja teate, seal oli selles mõttes oli väga õpetlik, ma sain sealt kohe aru, et seal ei saa kaua töötada, sellepärast, et kui oli näha, et pangajuhid tegelesid korruptsiooniga. Ja siin võib-olla teie noortele üks tähtis tähelepanek, et eriti tähtsad on need esimesed töökohad, kui te seal näete, et seal on midagi halvasti, lähevad teie põhiliste väärtustega konflikti, siis palun tulge sealt töölt ära. Ärge minge oma väärtustega konflikti. Igal ühel on oma sisemine kompass, kuidas tuleb käituda, sellega ei tohi kunagi risti minna. Ja siis 91. aasta te isegi kujuta ette, mis siis oli siin Eestis. Eksisteeris veel Nõukogude Liidu rubla, kroon tuli aasta aega hiljem ja siis me alustasime panka, see oli siis suvel ja 1,5 kuud läks mööda, siis oli Moskvas riigipööre ja vaatasime, et jälle jamma. Ma võin sellest Hansapangast rääkida teile järgmised mitte 25 minutit, aga tõenäoliselt 2 tundi 50 minutit. Aga Hansapank oli selles mõttes huvitav ettevõtmine, et siin meil oli niivõrd hea maine ja meil tulid kokku, ma arvan, Eestist ja pärast Lätist, Leedust kõige tublimad noored töötajad. Me laienesime mitte ainult Eestis, me kasvasime kiiresti Eesti suuremaks, aga laienesime ka Lätti ja Lätis me saime sellise asjaga hakkama pärast hiljem küll, et Läti peaks olema ainukene endise idabloki riik, kus siis endine hoiupank ei ole jaepanganduses kõige suurem. Et meie saime selle positsiooni enda kätte seal Lätis ja siis samuti on väga tähelepanuväärne oli, et see, kui me aastal 2000 tegime pakkumise, 2001 me kirjutasime ostumüügilepingule alla, me erastasime Leedu hoiupanga. Et sealt me saime üle 2 miljoni kliendi. Me viskasime nalja, et siis meil saime rohkem kliente kui Eestis
Eestis elanikke. Tänasel päeval, kui on olemas Boltid ja Transferwise'id, siis see tundub, võib-olla mis see ikka nii väga on, et 4 miljonit klienti. Et siin mõnel suurel internetifirmal on 300, mõnel on 3 miljardit, aga tol hetkel selliseid tehnoloogiaid ei olnud ja 4 miljonit klienti oli ka juba sel ajal, eriti 4,3 miljardit eurot turuväärtus siis, kui Swedbank ostis Hansapanga välja. Täna see ongi siis see Swedbank, keda te siin näete, kes on Swedbanka kliendid, teate, et see oli kunagi Hansapank. Ja minul oli au olla selle panga algusest saadik 91. aasta suvest ja 99. aasta algusest kuni 2005. aasta aprillikuuni oli mina selle pangagrupi peadirektor, juhatuse esimees ja siis laienesimegi Lätti, Leetu ja natuke ka Venemaale. Et see oli siis Hansapanga aeg ja see andis sellise kõva stardi ja edasi oli nagu natuke lihtsam võib-olla selle võrra. Ja täna võib-olla keegi ei saa aru, et miks keegi peaks minema Peterburi panka juhtima, aga tagasi korraks, et see Peterburiga oli ka niimoodi, et me juba tegelikult Hansapanga ajal mõtlesime, et väga loogiline oleks liikuda siit Peterburi edasi, siit on 350 kilomeetrit ainult ja siis tol hetkel oli selline visioon üldiselt siin Euroopas, et loode Venemaa, Baltikum ja Skandinaavia, see moodustavad ühe suure majandusruumi. Selle visiooniga me sinna tahtsime minna siis Hansapanga ajal ju Peterburi linna ja siis, kui rootslased ostsid Hansapanga ära, siis rootslased ei tahtnud sinna minna, siis ma otsustasin, et ma lähen ise sinna. Ja leidsingi partnerid, kellega me siis koos siseneme sinna Peterburi panka ja seal ma olin siis ka päris mõnda aega, tahtsin küll alguses lühemat aega olla, aga kuna hakkas kriis, siis ega kriisi ajal ei saa ikkagi lahkuda pangajuht ja siis me kasvasime ilusti, me tegime suuri börsile minekuid, meil on täna vist, ma ütlen ikkagi endiselt meil, kuigi ma seal ise enam tegev ei ole mõnda aega juba, täna on üle 2 miljoni kliendi, ka siis, kui ma juba ära tulin, oli 2 miljonit klienti peaaegu ja tegemist on ühe suurema Venemaa erapangaga, seal on väga palju riiklikel pankadel on turuosa ja samuti on suur turuosa sellistel veel endistel Euroopa suurtel pankadel. Aga miks ma neid pilte siin näitasin, et see arhitektuuri huvi mul lõi natuke välja panga peamajade ehitamisel. Ja panga peamajadega on selline lugu, et tavaliselt on nagu rusikareegel, et kui peamaja saab valmis, siis hakkab kriis. Ja no enam-vähem on läinud ka. Seda reeglit me teadsime loomulikult, kui me nüüd maja hakkasime ehitama, aga kusagile peab inimesed panema. Aga mis minu arust on väga tähtis ja võib-olla mida me siin ei oska vaadata, et kui ettevõtted ehitavad oma peamajasid, siis need oleks õigem, kui tehtaks arhitektuuriliselt ilusad majad. Sellepärast need jäävad kauemaks. Pangasildid seal vahetuvad, täna on üks silt, homme on teine, ülehomme kolmas silt võib-olla, aga majad jäävad ja sellepärast ei tohi ehitada koledaid maju. Ma ikka vahetavalt sõidan sealt Pärnu maantee ja see on siis Suur-Sõjamäe nurga pealt, kus see superministeerium on ja mõtlen, et no miks siuke maja küll ehitati. Et kes selle mõtles, et see on ju meie riigi 4 ministeeriumit on seal ja siis kas tõesti võin mõni arhitekt ka seda vaadata. Jah, aga siis ma olen veel muid asju ka teinud. Ma panin siin mõned asjad kirja, et lihtsalt teile aru saada, et ma natuke võib-olla räägiks ka enne, kui ma selle juurde jõuan, et palun jälle. Ühesõnaga, Tallinna Kaubamaja, täna te olete kõik Tallinna Kaubamajas käinud, seal on Viru keskusega läheb kokku, ei saagi aru niimoodi, mis on mis. 94. aastal pandi see erastamisele, et see kuulus siis riigile ennem, ja ta privatiseeriti ära ja siis me panime 17 Eesti ettevõtjad, panid rahad kokku ja siis ostsime selle ära. Mul oli au juhtida seda protsessi ja käivitada ja sellega ma võin teile veel rääkida ühe toreda loo selle Tallinna Kaubamaja erastamisega. Et ühesõnaga, me olime juba selle mitu kuud tagasi ära ostnud selle kaubamaja. Ja tänasel päeval tundub see nii naljakas,
et me isegi ei vaadanud üle veel, mida me kõike ostsime. Ja siis me läksime, vaatasime, üks päev, ühel laupäeval ma sõitsin Lasnamäele, sest ma teadsin, et selle Punasel tänaval oli üks ladu, mille me ka siis nagu kaubamaja peale saime kauba peale või kaubaga kaasa. Ja siis ma tulin tagasi ja ütlesin, et võib-olla peaks sinna toidupoe tegema. Ja siis need tegevjuhid ütlesid, et jah, et peaks küll, aga peab mingi kontseptsiooni ka välja mõtlema ikka, et lihtsalt toidupood ei saa teha. Ja siis sellest sündis Selver. Et miks ma seda teile räägin? Lihtsalt julgustada, et alguses me võib-olla täiesti jabur idee ja kellegil mingit visioon ei ole. Et tuleb välja, hakatakse minema ja kusagil jõutakse välja, ei olegi kõige hullem. Ja see, kui te täna mõtlete, et Selverid on kõik tehtud, kaubamajad on tehtud, pangad on tehtud, siis ei ole, uskuge, te teete omad Selverid, oma kaubamajad, ma ei tea, kus kohast te teete, kas te teete neid pilves või maa peal, eks ole. Aga teie teete oma asjad, uskuge seda. See on kõige tähtsam. Ja kõige tähtsam on midagi hakata teele. Ja siis veel rida firmasid ja Eesti Arengufondi, mis me siis käivitasime, LD Amon. Ja siis Pocopay me tegime 5 aastat tagasi, millest siis nüüd on peamine äri on sellel küll Pocosys, et me tegeleme tehnoloogia müügiga. Siin me läks natukene alguses natuke teistmoodi, kui me arvasime või planeerisime, aga kui me sellega tegelema hakkasime, siis ma ütlesin kõigile, et ega me ei tea, kuhu me välja jõuame. Et põhiline on hakata teele. Et hakkame minema, küll me kusagile välja jõuame. Täna me oleme Pocosysiga, oleme mitmel mandril, tegeleme oma tehnoloogia müümisega ja väga-väga huvitav elu on. Aga jällegi algusest oli hoopis teine visioon, nii nagu ka kui me alustasime kunagi Hansapanka, siis me tahtsime teha panka rikastele eraisikutele ja suurtele ettevõtetele. Kukkus välja see, et muutusime täiesti jaepangaks, et sellisele keskmisele kodanikule ja väikestele ettevõtetele. Nii et ma saan aru, et teile koolis õpetatakse, et tuleb olla visioon ja eesmärk ja kõik ja peabki olema, aga elu teeb oma korrektuurid alati. Aga nüüd ma siis räägin natuke sellist juhtimisest, mida ma olen siin õppinud kogu selle aja jooksul. Ja esimene põhimõte, et tavaliselt on see, et eriti meedia, aga siis kui meedia tõstab inimesed üles, siis hakkab see juht ise ka mõtlema, et ta on kõik võimas. Et ma katsun ka seda nagu tagasi tõmmata, et mitte niimoodi mõelda, et tegelikult ikkagi tulemused jäävad inimesed koos. Et ei maksa nagu ühtegi juhti väga üle tähtsustada ja on olemas väga karismaatilisi, väga palju tublisid juhte, aga tegelikult on ikkagi vaja meeskonda. Üks inimene ei tee midagi ära, isegi kui ta töötab 24 tundi päevas, ei lähe. Ja see ongi niimoodi, et selle juhi koormust, ma saan aru, te tahate kõik saada juhiks, kes ei ole tulnud, siis arvestage sellega, et teil peab olema väga-väga hea meeskond, väga head inimesed peavad olema. Ja kõige tähtsam on võtta endast targemad inimesed tööle. Ja. Targemad ja töökamad ja kõike muud, et siis tuleb ka tulemus. Ja kui läheb hästi, siis kiidetakse juhti täiesti minu arust ebaproportsionaalselt. Veel kord, üks inimene ei tee mitte midagi ära. Ja kui läheb halvasti, siis on kõik vastupidi, siis on kõiges süüdi juht. See on raudselt, ma vaatan praegu ka ikkagi kurba vahest vaadata vanu kolleegiga selle pankades, selle rahapesuga seoseski, mis siin praegu aktuaalsed skandaalid on, kui sa mõtled, et sa oled pangajuht, sul on kokku seal 3000 või 5000 töötajat teil kokku pangas näiteks ja siis on 100 inimest tegelevad selle, vaatad, et rahapesuga keegi ei tegeleks, siis on erinevad riskijuhid käivad siin kogu aeg kontrollimas, sul on maja sisesed, sul on maja välised, sul on Rootsist, sul on Eestist, neid, kes kogu aeg jälgivad sind, on seal 300 inimest, ma arvan, kes jälgivad, et midagi ei toimuks, midagi ei toimu. Ja siis, kui ikkagi toimud, siis oled sina süüdi. Kuigi sul on kõik struktuurid üles ehitatud. Ja sa ei saa mitte midagi rohkem teha, sa ise ei suuda kõiki neid tehinguid, mis see pankadest läbi jookseb, ei suuda ükski inimene läbi vaadata, seda masingi ei suuda seda välja vaadata.
Nii, ja üks selle põhimõtete juures on see, et arvestage, et kui te niimoodi elate, siis alati nende vastu te lähete praktiliselt kogu aeg. Et järgmine siis ongi, et on järgmine põhimõte, teine põhimõte, jah, et hoia fookust. Sellega on mul küll kogu aeg häda. Et ikkagi tulemus on siis, kui suudad energia ikka ühte kohta panna, aga see, kui sa paned mitmesse kohta, siis tõenäoliselt seda energiat ei tule. Sellepärast vaadake oma need rööprähklemised ka kõik üle. Et tegelege ühe asjaga korraga. Et mõni küll ütleb, et tänapäeva noored on teistsugused, aga mina seda ei usu. Et inimene on ikka ühesugune. Ja teil võib tekkida illusioon, et te suudate mitut asja korraga teha, tegelikult ei suuda. Et fookus, fookus, fookus. Nii, kolmas põhimõte. Teate, üks kõige suurem õpetaja on elu ise. Mina ei usu sellesse, et juhtimiskoolituse järgi saan võimalik õppida ja juhiks saada. Ja oleks minu teha, siis ma keelaks ära bakalaureuse kraadi ja juhtimise õpetamise. Et sellepärast, et sul peab olema mingisugune baaseriala all, on see arst, oled sa insener, keegi teine, ja selle peale saab ehitada, kui sul on juhtimiseks annet, kui sul on olemas juhtimiseks tahet, siis sinna saab magistrikursused ja kõike muud, aga peab olema mingi muu ala vundament. Ma arvan, et see aeg, kus vanasti sai suudeti juhtida protsesse, need ajad on möödas. Ehk et ikkagi elu õpetab, juhtimist ikkagi väga-väga palju elu õpetab ja te ei usu, kui palju näiteks lapsed on õpetanud. Et kuidas seda motiveerida kedagi. Käskida iga kord ei saa, eks ole, vahest saab, vahest ei saa. Ja igasugused muud elu näited, kui te lihtsalt silmad lahti vaatate, kuidas elu läheb, siis saate väga suure omal juhtimise kursused. Ja veel kord, ärge nüüd arvake seda, et olete 22 või 23 ja hakkate kohe juhiks. Kui te oma firma teete, siis see võib olla, aga tavalises firmas seda tavaliselt niimoodi ei juhtu. Nii, järgmine põhimõte on see, et seda võiks nimetada, et magavale kassile hiir suhu ei jookse, et tegelikult tuleb ikkagi uuteks väljakutseks alati valmis olla. See, et te juba täna siia tulite, mitte jäänud koju, see on juba suur asi. Et võib-olla saate siit mingi uue idee, võib-olla saate uue tutvuse, aga kui üksinda olete kodus, siis raudselt ei saa. Tõenäoliselt ei saa, võib-olla mõne idee tuleb, aga võib-olla ei tule ka. Igal juhul, et sa suhtled, oled oma võrgustikus sees ja oled valmis uuteks väljakutseteks. Et kui keegi midagi pakub ja see tundub huvitav ja tundub, et see on õige asi, siis tuleb see vastu võtta. Ja selle jälle järgi minna. Nii, edasi. Nüüd on selline olukord, et te olete füüsikat õppinud koolis, eks ole, kõik on õppinud koolis füüsikat. Ja teate sellised loodusseadused, mis on õpetatakse näiteks füüsikas, siis need kehtivad ka igal pool. Ja üks on seesama, et peab olema eesmärk, suund liikumisel ja peab olema tagasisidestatud süsteem. Sul peab saama tagasisidet, et midagi juhtida. Kui sa tagasisidet ei saa, siis sa ei saa ka juhtida. Mida kiiremalt sa saad tagasisidet, seda kiiremini sa saad oma suunda reguleerida. Vahest juhtub ka niimoodi, minu elus on ka juhtunud niimoodi, et tagasiside on kõik, selle järgi peaks olema kõik sihik õige, aga tulemust ei tule. Tuleb jälle ja niimoodi kogu aeg kordub. Siis ei tea, mis toimub, aga üldiselt ikkagi tagasisidet saad, siis peab reageerima. Ja üldse vaadake füüsika, õppige koolis füüsikat. Et füüsika on väga tänuväärne ala igas elu juhtumis, et selles mõttes seda tuleb õppida. Ja veel kord, tagasisidestatud süsteemid on eluvõimelised. Nii, järgmine on see, et igal asjal on tähtis elluviimine. Teate, mul on nii palju ideesid, ma usun, et teil on ka kõiki ideesid. Hästi palju, mida kõike võiks teha ja peaks tegema kõike, aga ei ole lihtsalt, ei suuda kõike ära teha.
Ja lihtsalt, kui keegi räägib, et vaat see saaks, võiks, peaks, oleks, et sellest on vähe kasu. On ikkagi väga hea, kui keegi viib asjad lõpuni, teeb ära. Ja vaadake, siin on see viimane torm, mis meil seal Lõuna-Eestis, see oli minu arust on hea näite, eks ole. Et meil on, ma ei tea, kui palju tonnide viisi või kilode viisi, kuidas need mõõtühik on meil igasuguseid arenguprojekte, arenguplaane, tõenäoliselt on ka mingisugused, kui midagi juhtub, et mis siis peab tegema, neid dokumente, uskuge, neid on hästi palju. Aga siis, kui midagi juhtub, siis kedagi ei ole. Sest kõik koostavad paberid, mida peaks tegema. Nii et see on üks hea omandus, et kui teie eest kasvab see, et te teete asjad ära. Veel kord, paberi peal on kõik väga lihtne. Nii edasi, siis sellest ma rääkisin meeskonnast, ma ei pannud neid tähtsuse järjekorda, ma lihtsalt vaatasin, et kuidas mina pean täpseks, kõigil on oma need põhimõtted. Aga üks juhi väga suur roll on see, et peab olema väga positiivne, konstruktiivne õhkkond. Kas keegi tahab minna hommikul kooli või tööle, jälle pean sinna minema, seal on paha, seal on ebameeldiv, seal on inimesed on kurjad, mingi intriigid on seal, keegi ei taha sinna minna. Peab olema ikkagi positiivne, peab olema konstruktiivne, ei saa olla ainult sellised lillelapsed ka, eks ole, et võtame käest kinni ja laulame. Et peab ikka olema konstruktiivne ka, peab asjad ära tegema. Aga veel kord, sellised lihtsad tõed, mis ma teile siin praegu räägin, ja vahest on võib-olla hea, kui keegi need asjad üle kordab. Nii, järgmine põhimõte on see, et juht peab olema eeskujuks. See on täpselt, teie teate ise hästi, kui lapsevanem midagi ütleb teile ja ütleb, et aga isa, sa ise ju teistmoodi. Aga miks sa ise nii ei tee? Ütlete vanematele vahest niimoodi? Ütlete? No vot, mulle ka vahest öeldakse. Et samamoodi on ka ettevõttes, et kui sa ise teed risti vastupidi, siis see, et sinu sõnad ei ole nagu veenvad ja see, et sa pead olema eeskujuks näitama, kuidas teha ja ka see, et näiteks Hansapangast on mul head näited see, et kui ma läksin hommikul varakult tööle, siis üldiselt tööpäev hakkas kell 8:30, aga mina olin tavaliselt enne 7:30 kohal ja siis oli selline olukord, et meil oli, ütleme niimoodi, et kõige hilisem töötaja saabus 8:30 tööle. Kõige viimane. Kuna see oli nagu komme tulla varem tööle. Ja siis, kui ma sellest osakonnast ära läksin teise allüksust juhtima, läksin siis paar kuud hiljem siis sinna samasse oma vanasse osakonda, kell oli natukene 8:30 läbi ja esimesed unised näod olid kohal. Et selles mõttes peab see isiklik eeskuju on väga tähtis. Ja nüüd järgmine juhtimispõhimõte on see, et tuleb alati reserve. Ma ei tea, kui palju teil omal seal konto peal reserve on. Aga kui te tahate firmajuhiks saada, siis peab olema. Et väga palju on need, kes on väga tublid juhid, kõik saavad hästi hakkama, aga neil esimese kriis tuleb ja esimesed tagasilöögid tulevad, aga uskuge, et tagasilöögid tulevad alati. Seda, et läheb ainult ülesmäge, seda pole meil mitte kunagi olnud. Et kõik läheb kogu aeg üles. Et peab olema reserv ja mitte ainult rahaline reserv, aga ka see, et sul on olemas inimesed, kui keegi tahab näiteks ära minna või jääb haigeks, sul peab olema reserv. Alati peab olema reservid, nii igapäevaelus kui ka juhtimises. Ja nüüd viimane põhimõte on see, et väärtused jäävad ja ka põhimõtted. Moed tulevad ja lähevad ja see universaalne kristlik põhimõte, et sa käitu teistega niimoodi, nagu sina tahaksid, sinuga käitutakse. Kui teilgi on näiteks kusagil mingi teema, on see siis isiklikes suhetes või on siis juhtimises, on selline küsimus, et kuidas ma peaksin käituma, siis mõelge selle peale, et kuidas te tahaksite,
et teiega käitutakse selles olukorras. Mõelge selle peale. Ja väärtused on ühed väga tähtsad igas organisatsioonis, ma arvan ka igas ühiskonnas ja ka põhimõtted. Ja nagu ma siin kirjutan, et moed tulevad ja lähevad, siis selle kohta mul on 2 lugu. See oli veidi üle 10 aasta tagasi ja ma läksin hommikul lasteaeda lapsi viima. Lastejuhataja, hästi kogenud, tore inimene, tuli minu juurde ja ütles, et teate, mul on küsimus, kas teil on aega või natuke rääkida minuga. No kui lastejuhataja küsib niimoodi, siis loomulikult leiame aja, räägime. Ja siis lastejuhataja küsib mu käest, et vaadake, mul on küsimus, et kuidas peab tänapäeval lapsi kasvatama. Et meie ajal õpetati, et peab olema tagasihoidlik. Aga tänapäeval on kõik risti vastupidi. Tuleb iseennast kiita. Et kuidas ma pean lapsi kasvatama? Ja teate, ma jäin vait. Ma olin siis selline suhteliselt energiline noor juht ja tavaliselt oli alati juhil peab alati vastus olla mõtta, vahest arvad võib kauem mõtlema jääda. Ja jäin mõtlema selle peale. Ütlesin, kas ma tohin, homme ütlen või paari päeva pärast. Tohib. Ja see mind vaevas. Ja siiamaani vahest küsin enda käest, et kuidas peab. Ja siis ma läksin tagasi ja ütlesin, et minu arvates ikkagi vanade põhimõtete järgi. Et need on 1000 aastat vastu pidanud, et see mood, mis meil siin praegu on, enese kiitmine läbi sotsiaalvõrgustiku või muidu, et see võib-olla läheb üle, loodetavasti läheb see üle varsti. Eks me saame näha, kas see läheb üle või ei lähe ja millal ta läheb üle, mina usun, et läheb. Ja elu läheb nagu sellisesse põhiväärtustega tagasi. Ja need moed ongi see, et moest, vaadake, äris on ka niimoodi, et on, ma ütleksin, et see on natuke nagu moeäri mõnes mõttes üldse nagu on moeäri, kus me oleme iga päev natuke sellises naljakas äris. Ja kohe räägin teile. Aasta oli 2000, ma siin kirjutasin ka, kui Hansapank oli ainukene pank, kes tahtis osta Leedus hoiupanka. Leedu teatavasti on suurem riik kui Eesti. Ja me olime ainukesed, kes siis tegid oma pakkumise. Ja saime selle väga odavalt kätte, sest keegi ei tahtnud. Keegi ei tahtnud minna Leetu, keegi ei tahtnud sellist panka võtta, mitte midagi. Ostsime selle panga ära, tegime korraliku restruktureerimise ja siis läheb mööda 4-5 aastat ja kõige popim asi maailmas, no või peaaegu kõige popim asi maailmas, oli Ida-Euroopa ja jaepangandus. Ja meil oli tohutud, see kui Hansapanga osteti ära, siis meie hind oli võrreldes sellega, ütleme, need suhtarvud, võrreldes sellega, mis me Leedu panga ostsime, see, kus me siis olime, oli 4 korda erinev, üle 4 korra. Ja sellest on siis möödas 4 aastat. Ja siis läks mööda veel 2005–2008, 3 aastat, ja Ida-Euroopa ja pangandus olid kõige viimane asi, kuhu investorid üldse oma raha tahtsid panna, kui see kriis pihta hakkas. Ja siis maksis mitu korda vähem see. Ehk et me nägime, 8 aasta jooksul nägime siit, siia ja siia. Aga pank oli kogu aeg ühesugune. Ja siis me vaatasimegi, et me oleme moeäris. Ja samamoodi on kõikide nende startupidega tõenäoliselt. Täna on popid, vaata, mis 5 aasta pärast on. Me ei tea. Me oleme erinevaid asju üle näinud, see teebki elu huvitavaks. Sest me ei tea, mis tulevik toob. Ja lõpetuseks ma ütlengi seda, et õnne peab ka olema. Et see, et sa satud õiges kohas, õigel ajal õige olema ja üldiselt ikka õnn soovisib ka neid, kes teevad rohkem tööd ja kõvasti teevad tööd ja pingutavad.
Aga veel kord, et nagu ma tõin näiteks selle sama panganduse aktsiate hindadele üles alla liikumised, siis ega see pole midagi erilist, niimoodi liiguvad enamus asju siin maailmas, mis puudutab näiteks aktsiaturgusid ja muidu reklaame, nii et ja siis, kui keegi ütleb, et ma olin jube geniaalne, müüsin seal ja ostsin seal, siis ma ütleksin, et sul oli palju õnne. Väga vähe on seal seda, et kui on seal tõesti keegi oskas ette näha mingisuguseid suuri kriise või mingi suured tõuse, nii et kui läheb hästi, läheb nii, kui ei lähe, siis läheb teistmoodi, aga põhiline tuleb ikkagi iseendaks jääda ja oma väärtustele kindlaks jääda, nii et sellega ma täna praeguseks lõpetan, olen siis valmis oma küsimusele vastama ja ma saan aru, et siis panite küsimuse üles, et kes tahab ministriks ja kes Eesti Energia juhiks saada. Ja, suur tänu, aga nüüd meil ongi siin laekunud veebikeskkonda hulk küsimusi, millest mõned püüame siis praegu ära rääkida. Ja kust tuli see algkapital teie ettevõtluse jaoks praegu Pocopays ja Pocosyssis? See on peamiselt nagu minu isiklik raha, ütleme meie investeerimisfondi raha ja siis ka sõprade raha. Sõprade raha? Sõprade raha, jah. Lihtsalt olid nõus andma? Jah, sõbrad olid nõus andma, jah. Väga head sõbrad. Ja sõbrad on väga head, see on väga tähtsam, häid sõpru ja jätke meelde see. Aga sõprade käest on see, et paha lugu, et sõpradele peab tagasi maksma. Et kui sa fondilt võtad raha, siis see on anonüümne raha, sellega saab teistmoodi ringi käia võib-olla. Mina ei oska, aga teised oskavad. Kas sugulastega on siis parem? Neile äkki ei pea tagasi maksma? Mul vanaisale siis kogu aeg ütleb. Sugulastele tuleb tagasi maksta ja sõpradele. Vanaisale meeldib öelda, et Miikael, kui sa kunagi rikkaks saad, siis ära unustada, me oleme sugulased. Et võib-olla seal on ka mingisugune moraal sees. Aga nüüd järgmine küsimus, et kui me juba sellest rahast hakkasime rääkima, mis on teie elu suurim risk olnud, suurim riskiinvesteering? Investeering või risk? Okei, kui need on erinevad asjad, siis võite mõlemat ära mainida. Ma ei tea, ma olen ilmselt ettevaatlik inimene, ega pangajuhiks ei saa sellised inimesed, kes armastavad suur risk, uskuge mind. Et ma olen suhteliselt ettevaatlik inimene. Aga mis kõige suurem risk on? No ütleme, see selgub tagantjärgi. Et uskuge seda, et kui te seda teete investeeringut, siis ei tundu üldse riskantne. Nii et ma ei oskagi niimoodi öelda. Ma võin öelda, kus kõige rohkem kaotanud olen, aga et siis ta ei tundunud üldse, siis ta oli väga, kui ma selle otsuse tegin, siis ta tundus väga mõistlik investeering olema. Aga selle kaotuse kohta on meil ka tegelikult küsimus laekunud, ehk siis mis on olnud teie kõige ebaõnnestunud projekt, et inimesi millegi pärast huvitavad negatiivsed asjad rohkem? Mis kõige ebaõnnestunud? No mis ebaõnnestumine on, eks ole, ebaõnnestumine alati õpid hästi palju. Et sa võid kaotada natukene raha, aga saad jälle suure kogemuse rikkamaks. Et mis ma siis pean arvutuse mõttes, no me igasugustes kohas on raha kaotanud, on ju. Mitte tingimata arvutuse, aga kuidas te ise hindate, mis on teie see kriteerium, mille järgi te mõõdate? Ma üldiselt ei taha nagu selle peale eriti nagu oma nagu aju väga kurnata, eks ole, see tekitab stressi. Et kui läks, siis läks, eks ole. Et selles mõttes, et eluvaim on ju sees, on ju, ja et see on kõige tähtsam minu arvates. Et ei ole vaja nagu, et veel kord, kui sa võõra rahaga, mind on õpetatud niimoodi, et võõrast raha ei tohi kaotada ja see on minu arust nagu panganduses ka eriti tähtis, et võõrast raha ei tohi kaotada, aga oma rahaga võib. Et kui kellelgi mõtteviis on vastupidi, et oma raha ei tohi kaotada, aga võõrast raha võin, siis ärge palun panka tööle minge. Aga mis on siis vastupidi kõige suurem edu elus? Ma arvan, kõige suurem edu tõenäoliselt ikkagi Hansapangas need algse optsioonid, mis me saime ja siis kui ma Peterburi läksin, siis seal mul olid ka optsioonid, seal ma teenisin ka väga palju. Et täiesti piisavalt. Mis raamatud on teilt kõige rohkem mõjutanud? Mis raamat? Aabits tõenäoliselt on. Et sain lugemise selgeks. Mis on kõige raskem asi juhtimise juures?
juhtimise juures, juhtimine on selline naljakas asi, et vahest on, et teed päev läbi tööd. Ja hirmus, nagu kogu aeg on üks tamp peal. Ja siis õhtul mõtled, et mis ma ära tegin ja mille eest mulle palka makstakse ja aru ei saa. Ja see nagu ruineerib natukene. Kas te teete heategevusega koostööd? Koostööd, erinevat heategevust. Mul on hästi palju, meil pere toetab erinevaid ettevõtteid. Ma arvan, et meil on nagu pere-eelarve on väiksem kui toetuste eelarve. Milline oli teie esimene juhtimiskogemus? Ma ei teagi, mis see juhtimine on. No tõenäoliselt autojuhtimine võib-olla või oli näiteks klassis midagi koolis, pidin juhtima. Aga see ei ole see juhtimine, selles mõttes seal on natuke teistsuguse juhtimine. Mis on esimene tähenduslik juhtimiskogemus elus siis, mida te ka päriselt nagu tahaksite välja tuua? No ma arvan seda, et kui me näiteks õppisime 92. aasta alguses õppisime Stockholmis ülikoolis, seal olid eestlased, lätlased, leedukad ja venelased, igast riigist oli 10 inimest ja siis, kui me läksime pankadesse, siis mind valiti selle tiimi juhiks, kes pidi nagu alguses nagu vaatama, et kõigil on nagu korras ja pärast siis tänama kõiki ja sisse juhatama, välja juhatama, see oli selline märkimisväärne, et üle 4 riigi valitakse kokku ja siis sealt valitakse mind. Miks te üldse otsustasite äriindust, pangandust õppima minna? Teate, see on juhus. Elu on palju täis juhuseid, lihtsalt vaadake, teil on hoopis teine põlvkond, teil on palju huvitavam selles mõttes elu. Meil oli ka muidugi väga huvitav, aga me õppisime siin Tallinna Tehnikaülikoolis ja siis pakuti järjest erinevatesse kohtadesse, et kas te tahad minna välismaale õppima. Te seda ei saa kujuta ette, te praegu teete oma Google'i lahti ja vaatate, kuhu te tahate minna õppima erinevatesse ülikoolidesse. Aga siis oli niimoodi, et tuli ülikooli, tuli kiri. Ma ei tea, mitu nädalat võis tulla see kiri, näiteks Saksamaalt või Rootsist, et lugupeetud Tehnikaülikool, teil on eraldatud seal 5 kohta. Saatke tudengid sinna. Ja siis esimene, mis mulle pakuti, oli Saksamaal, aga ma saksa keelt polnud õppinud, ma mõtlesin, et mul keelte peale väga suurt annet ei ole, et ma seda ära ka ei õpi poole aasta jooksul. Nii suur see tahtmine ei olnud. Siis teine oli kutsuti pangandusse. Tegelikult ma küll enne juba tegelesin selliste ettevõtete analüüsiga, kuna mu sõbra isa oli ökonomist ja siis me hakkasime ka, aitasime ühisettevõtet moodustada ja tegime, siis pärast tunde tegime tööd. See kõik oli natuke juhus. Kuidas hoida reserve? Ja see on võib-olla väga aktuaalne küsimus, et meie põlvkonna kohta on millegi pärast selline kuulu jutt käimas, et me raiskame kogu raha avokaadode peale ära. Aga see ei vasta tõele. On äkki mingi nipp? Reserve. See on selline, ma arvan, see on natuke nagu kaasasündinud oskus. Seda võib ka arendada. Aga on lihtsalt osa inimesi, kes hoiavad reserve, kellel on kogu aeg, alati on raha olemas. Ja osa, kellel lähevad kogu aeg, on näpud põhjas. Nii. Et mõelge, kumb te olete, ja jälle mõelge, kas te saate minna pangajuhiks või ei saa. Aga kui ongi kogu aeg näpud põhjas, siis mis ma teen? No vot seda ma ei oska öelda. Et minul oli kogu aeg teistpidi olnud õnne. Aga siis tuleb vaadata ära, et kuidas kulutad ja mille peale kulutad. Aga üldiselt on igasuguse inimesi vaja. Et kui kõik ainult säästavad, siis ei uskuge, sellest maailmast ei tule ka midagi välja. Et keegi peab selle ülejäägi ära tarbima. Mis on kõige tähtsam kriteerium elukutse valikul? Sisetunne. Et vot seda ma ütlen, et vot see mulle õudselt meeldib, see, et ma tahaks seda teha. Selline, et sisemine põlemine tahaks teha. Et kui seda ei ole, siis on raskem, aga kui ikkagi on, see on lihtsam.
aga veel kord, kui enda juurde olen tagasi, siis pangandus ma tõesti sattusin niimoodi, et me tõesti hakkas meeldima nagu äriplaanide analüüs. Mis läks siis sisuliselt krediidianalüüsiks üle ja pangad teatavasti on väga palju krediidianalüüsil baseeruvad kõik, et sealt hakkas minul see mootor käima. Aitäh, ma arvan, et praegu me lõpetame need veebikeskkonna küsimused ära. Kas on saalis veel keegi, kes tahaks oma küsimuse mikrofoniga esitada, et unustas näiteks nutitelefoni koju või lülitas internetti välja, ma ei tea, mis iganes. Kui on, siis tõstke käed. Ja seal on üks inimene. Tere ka minu poolt. Mul on küsimus, on sul mingit nõu ka anda, et saada sellest visiooni või olla ka endas kindel, või mingit mõtet, et sellest, et endas uskad, et suudad selle kas mingit ettevõtmist teha või mis iganes? Et see peab olema eesmärk või mida sa mõtled? Jah, eesmärk, jah. Aga selles mõttes ma arvan küll, et peab olema eesmärk midagi, lihtsalt, et istume kokku, hakkame midagi tegema, sellest ei pruugi midagi välja tulla. Et see eesmärk peab olema väga kindel ja võt see on nüüd üks ettevõtja, üks kõige raskemaid osasid. Et kui keegi arvab, et ettevõtja elu on meelakkumine, siis see ei ole niimoodi. Eriti hull, ma arvan, et on see nagu start-uperi elu. Et kui tavaline ettevõte teenib ise raha, ise teab, palju kulutab, siis seal nad sõltuvad 5 või 6 või 7 või 8 või 10 aastat sõltuvad siis oma investorite rahakotist. Ja siis see veendumus võib olema nii suur, et sa tead, et sa näiteks kulutad aastas, ma ei tea, 10 miljonit, kes kulutab 5 miljonit, kes kulutab 60 miljonit eurot. Ja sa pead olema kindel, et sa selle järgmise raha saad. Selles mõttes see usk peab olema hästi tugev ja selle teadmisega sa pead õhtul magama minema. Et võib-olla ma raha ei saa, siis ma pean vaatama nendele inimestele, kelle ma olen palganud, kelle ma olen kliendiks saanud, vaatan otsa, et see on raske. Selles mõttes ettevõtjal enese usk peab olema väga, väga, väga tugev ja kui see ära kaob, siis on väga raske. Sest et need inimesed, kes su ümber on, need tunnetavad selle ära, et sa ise nagu ei usu. Ma ise olen sellest nagu läbi elanud, tean väga hästi, millest ma räägin. Nii et usk peab olema, eesmärk peab olema, muidu ei saa. Ja mul on viimane küsimus, on sul olnud ka oled sa kogenud väga rängalt, kas sa oled kuidagi viisi läbi kukkunud või siis mida sa oled väga pikalt väga üle pidanud elama? Läbi kukkunud? Ma ei nimeta kunagi seda läbi kukkumiseks. See on jällegi, et on osa asju, mis tuleb välja, osa asju, mis ei tule välja. Et ma arvan, et selle üle ei pea väga muretsema. Vaat selle peale ma võin öelda, et kunagi tänane Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo pidas väga hea loengu sellistest võimatutest ja võimalikest sündmustest. Jällegi tuleme füüsika juurde, näiteks ma võtan selle veeklaasi siin appi, et vaadake, see, et ma panen veeklaasi siia, see on, eks ole, võimalik sündmus. On. Siia ei saa panna, siia ei saa, siia ei saa, siia ei saa, sinna ka ei saa, eks ole. Nii. Aga mida ma tahan näidata, on seda, et võimatuid sündmusi on alati rohkem kui võimalikke sündmusi. Nii on ka ettevõtluses. Selles mõttes, et kui keegi läheb siia peale ja eri ei lähe käima või läheb siia, see on täiesti normaalne, seda ei tohi võtta kui läbikukkumist. Tuleb lihtsalt reguleerida ja liikuda, et kui sa näed, et sa oled siin, siis lükkad natuke siia poole. Ja nii see läheb, see on füüsika. Kui sa siin oled, siis peab kaugemalt siia poole liikuma, eks ole. Aga ühel päeval, kui oled visavend, siis jõuad ka siia. Suur tänu, Indrek Neivelt, ja sellega meie küsimuste voor läbi.